Selles videos toome lihtsalt ja lühidalt välja volitustega seotud toimingute võimalused Maanteeameti e-teeninduses. Volitusi saavad anda vaid need isikud, kes on sõiduki omanikud või kui neid on selleks volitanud sõiduki omanik e-teeninduse kaudu. Volitusi saab anda nii ühele konkreetsele sõidukile kui ka kõikidele füüsilise või juriidilise isiku omandis olevatele sõidukitele. Volitustega seotud toimingud on e-teeninduses alljärgnevad. Esiteks, volituste andmine. Teiseks, volikirjade allkirjastamine. Kolmandaks, volituste vaatamine, muutmine ja tühistamine. Palun valige e-teeninduse avalehelt volitused. Kuvatakse leht, kus on näha kõik isikule antud või isiku poolt väljastatud volitused. Uue volituse andmiseks tuleb valida uus volikiri. Volituste andmise lehel tuleb sisestada volitatava isiku kood. Seejärel tuleb määrata volituse kehtivusaeg. Maksimaalne volituse tähtaeg on 5 aastat. Kiirvalikus on 2 nädalat, 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud, 1 aasta või 2 aastat. Peale kehtivuse märkimist tuleb määrata, kas tegemist on üldvolikirja või sõidukivolikirjaga. Üldvolikirja puhul võib volitatav temal antud õigustega teha toiminguid kõigi volitaja sõidukitega. Sõidukivolikirja puhul vaid ühe konkreetse sõidukiga. Üldvolikirja puhul saab teha valikuid õiguste andmisega üldiste esindamisõiguste osas, sõidukite omanikuvahetuse ja registreerimise osas ning sõidukite haldamise osas. Üldvolikirja andmisel muutuvad kehtetuks esindajatele varem antud üldvolikirjad, kuid samas jäävad kehtima sõidukite volikirjad. Juriidilise isiku puhul on õigus volitusi anda vaid juhatuse liikmetel. Kasutades edasivolitamise õigus saab juhatuse liige anda töötajale nii-öelda edasivolitaja õiguse, mis tähendab seda, et tulevikus võib kõiki volitusi anda ka see töötaja, kellel on edasivolitamise õigus. Niiviisi pole vaja alati oodata, et juhatuse liige volitusi allkirjastaks. Sõiduki volikirja puhul saab anda õigusi sõiduki müümiseks, andmete vaatamiseks, registreerimistunnistuse asendamiseks, vastutava kasutaja muutmiseks ja registri andmete muutmiseks. Sõiduki volikirja andmisel muutuvad kehtetuks esindajale varem antud sama sõidukiga seotud volitused. Samas ei mõjuta see teiste sõidukitega seotud volitusi ega üldvolitusi. Sõiduki volituse puhul on samad õigused nii füüsilisel kui ka juriidilisel isikul. Antavad volikirjad tuleb kinnitada digiallkirjaga, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d. Peale allkirjastamist saab volikirja alla laadida ka digidok-failina. Peale volikirja allkirjastamist saab volikirja andmeid vaadata antud volituste nimekirjast. Vaatamist ja haldamist lihtsustavad ka otsingud volituste liigi, kehtivuse ja märksõna järgi. Antud vaates saab volitusi ka muuta. Muutmiseks avage muudetav volitus ning vajutage Muudan. Peale seda tuleb toimida sarnaselt volituste andmisega. Kui teil on volituste andmise, muutmise ja tühistamise toimingu kohta Maanteeameti e-teeninduses küsimusi, palun helistage lisainfo saamiseks 620 12 00.